Tere tulemast Naissaare Püha Maarja kabelisse. Naissaare kiriku ajalugu on sama kirju nagu saare üldajalugu ja suured sõjad on alati puudutanud Naissaart ja kõige rohkem eelmise sajandi jooksul. Kui esimene maailmasõda oli lähenemas, siis Vene impeerium oli kaotanud oma Läänemere laevastik sõjas Jaapaniga ja oli vaja kiiresti kindlustada Peterburi sissesõidutee ja Naissaar oli vaja ümber teha, et ta oleks mereväe baas ja inimesed oli sunnitud siit lahkuma. Ja kui tuli siis Vene revolutsioon, siis revolutsionäärid põletasid vana kabelit ja enamus hooned siin saarel. Pärast vabadussõda inimesed said tagasi tulla, taastasid omad majad ja hakkasid ka uut pühakoda ehitama ja ta sai valmis 1938. Aga oli võimalus teda kasutada väga lühikest aega, sest tuli staatuslik baaside leping ja inimesed pidi uuesti saarelt lahkuma. Ja siin kabelis peeti lahkumisjumalateenistust ja saagiti ka tornirist maha, sest seda rõõmu ei tahetud jätta jumala salgajatele. Ja Saksa ajal oli siis võimalus tagasi tulla ja siin uuesti jumalateenistused pidada. 44 enamus elanikud põgenesid Rootsi ja mõned läksid mandrimaale elama. Ja päris vabaks sai Naissaart alles 1994 ja siis oli kabel ainuke hoone, mida oli säilinud Eesti ajast. Ja palju ütlesid, et pole mõtet proovida seda taastada, olukord on lootusetu ja kõige lihtsam on alati käega lüüa ja ei ole vaja nagu mingit vaeva näha. Aga olid ka piisavalt palju, kes olid valmis panustama ja hakkasime tegutsema ja tänu olgu Jumalale on ta nüüd nii kaugele saanud, nagu te ise seda näete. Ja 2018 oli võimalik taas pühitseda kabelit. Oleme tänulikud, et peapiiskop Urmas Viilma oli valmis siia tulema ja taas pühitseda Naissaare Püha Maarja kabelit. Ja oleme samuti väga tänulikud, et Rootsist tuli kroonprintsess Victoria ja prints Daniel. Et oleme tänulikud, et kuningakoja poolt on suur huvi selle vastu, mida me teeme ja tunnevad huvi Eestimaa vastu. Enamus need inventarid, mida on siin kabelis, oleme saanud Rootsist. Näiteks nagu see altari katte, mis on ilusti tikitud ja seal on alfa ja oomega ehk esimene ja viimane täht Kreeka tähestikus ja see on, et meenutada seda, et Jeesus on algus ja lõpp, et tema on meiega alati. Ja seda sama sõnumit kannab altari maal. Ta on ainuke asi, mis on spetsiaalselt tehtud selle kabeli jaoks. Muinsuskaitseamet nõudis, et ainuke säilinud aknaraam tuleks ka tuleviku jaoks säilitada ja siis mõtlesime, et ta võiks olla altari maal ja samal ajal siis aken igavikku. Ja kui vaatame siin, siis allpool on Naissaar, Naissaare ümber on sügis. Kui vaatame üles, siis ilus pärg teeb, et aken muutub ristiks ja üleval on taevalik suvi ja inglid tulevad alla. Ja keegi ei ole suutnud päriselt lugeda, kui palju need inglid on. Ja inglite tähtsust me ei suuda piisavalt hinnata, et andku Jumal, et meie tänulikkus saaks kasvada ka inglite eest. Ja kui teeme siin lahti, siis näeme jälle Naissaart, aga Naissaare ümber on suvi ja saarel
kasvavad 12 puud, mida moodustavad trooni, mille peal istub neitsi Maarja ja hoiab süles oma poega. Ja kui me vaatame Jeesuslapse poole, siis ta on maalitud nõndamoodi, et tema vaatab meie poole. Ja neitsi Maarja vaatab alla sõnumiga, et kummardage minu poega. Ja tema pea ümber on roosipärg ja need roosid on ka nagu Naissaare sümboliks. Ja seal on püha Gabriel, sellepärast et tema tõi rõõmusõnumit neitsi Maarjale, et tema on välja valitud Jumala emaks. Ja teisel pool on püha Miikael, sellepärast et meie kogudus on püha Miikaeli kogudus. Ja kirjutatud on, ära karda, sest mina olen sinuga. Ja alati on tähtis korrata seda, et ära karda on kirjutatud piiblis just 365 korda. Iga päeva jooks Jumal ütleb meile, et kui tema on meiega, siis me ei pea kartma. Ja altari maali autor on Andrei Lobanov ja Naissaare perekond Kohvman on seda rahastanud ja meie oleme seda tänuliku meelega vastu võtnud. Et kantslit oleme saanud Rootsist ja siin on näha evangelistid. Siin on evangelist Mattius ja tema sümbol on ju väike inimene. Siis on püha Markus, tema sümbol on lõvi ja liigume edasi. Siis on Luukas ja temal on härg ja siis lõpus on püha Johannes ja temal on kotkas. Siin kabelis on praegu ajutiselt elektriline orel ja ka elekter ja kõik see on korraldatud meie naabri Tõnu Kaljuste poolt ja tema korraldab siin ka oreli kontserdid ja oleme väga tänulikud selle eest, et saarel on hea koostöö, inimesed on abivalmis ja siin on hoopis teine olukord võrreldes suure linnaga, et siin on kõik inimesed omad, kõik on tähtsad, kõik teretavad, kõik räägivad, aga linnas on suured hulgad inimesi ja väga palju kontakti ei ole. Ja Naissaarel on ka sündinud tähtsad inimesed, nagu siin naabri talus sündis Bernard Schmidt, kes on tuntud astronoom ja praegu toimetab seal Tõnu Kaljuste ja tema on rajanud Omari küün, kus on erinevad kontserdid ja etendused. Siin on nagu igal pool mereäärsete ja saartel olevate pühakodadesse votiivlaev, mida tuletab meelde, et ka merel on Jumal abiks ja kaitseks. Ja kui meie soov on käia Jeesuse jälgedes, siis kehtib see, mida oli altari maali peal kirjutatud, et ära karda, aga tähtis on ka meeles pidada, et Jeesus on pidanud kannatama meie eest ja sellepärast on need ristitee tahvlid siin, need 14 peatust ja see on väga hea palvetamise kord, kas üheskoos kirikus või üksinda kodus, et me käiksime suurtes ja väiksetes asjadest alati Jeesuse jälgedes. Oleme nüüd oreli rõdul ja siin on hästi palju kõlarid ja tehnika ja see on seotud selle elektrilise oreliga ja nende kontsertidega, mida on nüüd tulemas. Siin on ka väike harmoonium, mida me tavaliselt kasutame, sest siin ju elektrit ei ole. Aga harmoonium on ka eriline, sest see on kunagi olnud Uppsala peapiiskop Nathan Söderblumi isiklik. Ja see on tänul Jumalale saanud siia ja on pidevalt kasutuses. Ja seina peal on ka vimplid, sealpool on Eesti Evangeelse Luterliku kiriku lipp ja siinpool on see lipp, mida sai tehtud, kui oli Maarjamaa 800. juubelit, et
Eesti on ju riik, kes on seilinud vastu loogikale ja üks suur põhjus, ma arvan, on see, et ta on pühitsetud Neitsi Maarjale ja saame olla väga, väga tänulikud, et me saame tema peale loota ja et tema ei väsi meie eest palvetama. Oleme torni ruumis, et siin on väike istumise koht ja talvisel ajal teeme siin aeg-ajalt kiriku kohvi, enne kui me läheme Mare juurde suppi sööma. Ja kõrval on käärkamber ja seal on ka Püha Birgitta lipp, et vanasti oli siin saarel Püha Birgitta kabel, aga nüüd on see Püha Birgitta lipp ja seda andis Püha Birgitta kloostri nunnad. Praegu on siin kokku 3 kella. Siin on väike kell, suur kell ja meil on keskmine kell. Ja kui on jumalateenistus, siis kasutame kõik need kellad ja siin on erinevad inimesed, kes on abiks, et on kellamehed. Kirju ajalugu on ka siin võimalik näha, et siin on erinevad surnajad. Siia on maetud britid, prantslased, sakslased ja venelased. Ja vana Naissaare surnuaed on ka rüüstatud. Punaste poolt kaevati hauad lahti, otsiti kulda ja vääriskivid. Et praegu ei ole võimalik kõik taastada, aga seal on tehtud ühine mälestuskivi nende eest, kes on sinna maetud.
Tere tulemast Naissaarele! Alustame oma ringkäiku siis Põlendiku kivi juurest. Kivi on saanud oma nime Krimmi sõjaaegu, kui selle kandi mets siis maha põles. Aga tänapäeval võiks legendina võib-olla öelda, et see kivi hoiab saart paigal, et ta on keset saart. Ja oleme siin miiniplatvormide juures, et neid platvorme peaks olema siin 56 tükki ja omal ajal oli siin saare peal kuni 8000 meremiini. Et miinid paiknesid siis ankru peal ja kui Nõukogude väed 1994. aastal siit lahkusid, võtsid nad ka enamus miinid kaasa. Aga saarele jäi kuskil 3000 meremiini ja ühes meremiinis on siis 250 kilo trotüüli. Et päris palju lõhkeainet, oleks Tallinnassegi kuulda olnud. Ja legendi kohaselt isegi ohvitseride naised väga kuival suvepäeval ei lastud metsa, sest nad suitsetasid ja olid hooletud. Vähemalt nii räägitakse. Nüüd me oleme siis jõudnud saare keskossa, suurtesse mägedesse, kuhu projekteeriti siis droonipärija Aleksei nimeline rannakaitsepatarei. Et patareist jõuti valmis ehitada siis kaevata õigemini vundamendi auk ja rajada ka vundament sinna põhja, kuid rohkemaks aega enam ei jätkunud. Aga jõuti üle saare ehk läänekaldalt lõhkuda kokku kogu vajaminev graniitkivi kogus. Ja seda on siis siin ümberringi metsa all ilusti näha. Omal ajal oli kindlasti lagese koht, tänapäeval on ta metsa kasvanud ja sihuke vägagi atraktiivne vaatamisväärsus. Selja taha jääb siis Kunila mägi kõrgusega 27 meetrit. Nii-öelda sõja ajal kasutati teda tulejuhtimispunktina ja see liivaväli on siis see koht, kust Ameerika patarei ehitamise jaoks liiva võeti. Mõni aasta tagasi, kui üks matkaseltskond koos Alar Sikuga saare peal käis, siis Alar Sikk on selle mäe ka vallutanud, nii et tehtud. Nüüd me oleme jõudnud siis Kunila männi juurde ja Kunila mänd on siis, peaks olema kuskil 350 aasta vanune mänd. Ja 2-3 aastat tagasi murdus tal latv ära Augusti tormiaegu, aga teda võib pidada nii-öelda, kui meenutada Taani kuninga aegu, ehk 13. sajandil kuulus kogu Põhja-Eesti Taani kuningale ja Taani kuninga käsul keelati Naissaarelt metsa raiumine, ehk seda võiks pidada ka Eesti looduskaitse alguseks. Taani kuningaga on seotud meil veel üks legend siin, et siinsed kohanimed Kunila mägi, Kunila soo ja Taani kuninga aed on saanud siis nime printsess Kunila järgi, ehk Taani kuningas saatis oma tütre Kunila Naissaarele, kuna tema tütrele ei meeldinud poisid. Ja tollel ajal ei olnud see mitte ok. Ja printsess Kunilal meeldis jalutada Kunila soo ääres, Kunila mäe juures ja ühel ilusal päeval, vaadates Soojärvelt oma peegelpilti, pillas ta krooni sohu. Hiljem sellele järgi kummardades kukkus ta ka ise sinna ja uppus. Sellest ajast peale on Naissaarel kõige mürgisemad rästikud. Meil on must rästik. Istun siin Savikaldal, et saare elanikud on ikka mere äärde tulnud, et meri tõmbab. Siit on hea vaade Viimsi poolsaar, Aegna. Aegna ja Naissaar on militaarselt seotud, et Aegnal asus 12-tolline patarei ja ka Naissaarel oli 12-tolline patarei. Aga siin mere ääres nii-öelda on seotud ka mitmed legendid ja üks nendest räägib siis mereröövlist, nii-öelda Eesti ainsast ja kõige kuulsamast Helenast. Tema pesitses siin saare põhjaotsas ja kui Tallinna kaubalaevad tulid Tallinnast välja, siis siin saare taga ta neid varitses. Röövis saagi ära ja tassis nii mõndagi siia saarele. Hiljem
peksti ta siit saare pealt minema nii-öelda ja ta läks Pranglile. Prangli saarelt teda kätte ei saadud ja väidetavalt tema pärast põletati ka terve Prangli saare mets maha. Et sellised lood on siin omal ajal olnud. Aga tänapäeval on tore hingata värsket mereõhku ja mõelda, mis see järgmine sihtkoht võiks olla. Siia samma kõrvale jääb kohe 5. patarei, kus on 250 meetrit maa-alust käiku, et mine ja käi. Võib-olla lähme kohe vaatama. Aga nüüd me oleme 5. patarei juures, et ehitatud siis 1919 ja Eesti Vabariigi poolt. Et kui Nõukogude ja tsaari perioodil ehitati läänekaldale, siis Eesti perioodil ikkagi idakaldale. Nüüd me istume siis istun 5. patarei sissepääsu juures, et mine tea, äkki käib see Viimse reliikia radadel, viib näiteks Pirita kloostrisse või mõnda vanalinna keldri. Aga tegelikult sai 5. patarei rajatud Eesti Vabariigi poolt ja siia idakaldale, et kaitsta nii-öelda võõrväe eest. Tal on 4 laskepositsiooni ja selle käigu pikkus siin maa all on siis 200 meetrit. Et praegu oleme jõudnud siis Naissaare tuletorni otsa, et see konkreetne tuletorn on ehitatud siis 60. aastal ja merepinnast 47 meetrit, jalamilt 45. Et siia toob siis 214 trepiastet. Meil on need trepiastmed nii-öelda ühe otsa trepiastmed selja taga. Aga kui nüüd ajaloos tagasi minna Naissaare tuletornide poolt, siis esimene puidust tuletorn rajati siia 1788 ja see oli siis 6-nurkne ja sellest on säilinud joonised. Järgmine tuletorn rajati 1848 ja see oli siis juba paekivist ja 38 meetri kõrgune. Ja tema lasti õhku 41. aastal Vene võimu poolt. Aga siia tuletorni nii lääne kui ka idakaldale ehitati tsaari ajal ka helgiheitja positsioonid. Ja mingil perioodil pandi ka siia saare nii-öelda virbi tippu udupasun, mis on nüüd hoiul raadioluurehoones. Ühel saarlasel tasub ikka aeg-ajalt oma saarel pilt peale hoida, miks mitte teha seda tuletorni otsast. Et vanad eestlased käisid ju puu otsas, lootsimislaevu vaatamas nii-öelda, poisikeste amet. Nüüd me oleme siis tuletorni kõrval asetsevas raadioluure majas ja siit siis jälgiti nii-öelda Soome lahel toimuvat laevaliiklust. Et ees on kaardiruum, siin on härrasmeheruum, nurgakene, kus ta kuulas ja nii nad siin toimetasid. Et saarel üldse olid, et lõunaotsas siis tegeleti meremiinidega ja põhjaotsas luurega. Nad omavahel ajal väga tihedalt koostööd ei teinud. Et olid 2 eraldi nii-öelda sõjaväelist sektsiooni. Aga kui linnahärrad ükskord Naissaarele ka püsivoolu panevad, siis me oma aparatuuri kohe lülitame sisse. Ja saab neid Peterburgi suunduvaid kaubalaevu jälgida. Et nemad omal ajal jälgisid läänelaevu, meie jälgime idalaevu. Vaatame, kas on kõne või? Hallo, seltsimees. Hallo? Здравствуй, Tallinn. Nii, aga nüüd me oleme siis jõudnud 10A patarei nii-öelda südame juurde ehk kahuritorn. Et tolleaegne ehitus ei tundnud keevitust ja tänu sellele on ta siis needitud, tehtud siis Tsaari-Venemaa metallist Beckeri laevaehitustehases Tallinnas, et täiesti Eesti toode ja
selle kahuritorni läbimõõt on siis 11,8 meetrit ja kogukaaluga 680 tonni metalli on siia pandud. Et kaunikesti palju. Selle kahuritorni peal oleks olnud soomustorn ja selle torni eripäraks oli siis, et kogu laeosa ja madalam põrandaosa sellel kahuritüübil pöörles. Et kuna siin oli 2 kahuritoru üleval, siis on ka 2 mürsu etteandmisruumi ja 2 küljes on siis sissepääsud ja 2 küljes on pisikesed kambrid, kuhu mindi heli eest varju, et kui laskmist tehti. Laskekaugus siis niisugune 35 kilomeetrit, kuna Soome saarestik, nii-öelda Porkala saarestik on siit 40 kilomeetri kaugusel ja Porkala nii-öelda Mägilootu saar, kus peal paiknes teine rannakaitsepatarei, siis see oli piisav, et katta kogu Soome laht oma tulejõuga ära. Et kui Naissaart ja üldse seda sõjalist asja mõelda, siis Naissaar oli peapositsioon. Ja mida me Suurupis ja Miidurannas näeme, siis need tegelikult kaitsesid Naissaare rannikut hoopis. Et nad ei olnudki suunatud oma tulejõuga merele niimoodi. Et Aegna oli küll suunatud ka merele. Aga siin kahuritoru kaalus siis 80 tonni üks toru. Ühe toruga sai teha circa 300 lasku ja iga mingisuguse lasu hulga järgi muutus siis messingvöö mürsu ümber suuremaks ehk siis toru venis välja. Ja laskekaugus 35 kilomeetrit, laskekaugust reguleeriti tõusunurga ja lõhkeaine kogusega. Et kahuritorni vedas mürsud nii-öelda mehhanism. Põhja all on kiirpööramis hammasratas ja siin üleval on täppispööramis nii-öelda hammasvöö. Ja nii ta on. Et see rannakaitsepatarei ei saanud valmis, et projekteeriti 9, ehitama hakati 8 ja valmis saadi 6. Et see oli üks nendest rannakaitsepatareidest, mis ei saanud valmis. Aga esimese vabariigi aegu ehitati siia peale siis katus ja taheti võtta kasutusele mürsuhoidlana. Nõukogude perioodil väidetakse, et see oli mingil ajal hospidalina kasutusel ja hiljem siis kartserina. Ei oska kommenteerida. Nii, aga nüüd me oleme siis 10A patarei lõunatorni juures ja kui 10A patareid nagu nimetati ka omal ajal Peeter Suure nimeliseks rannakaitsepatareiks ehk suurtele pandi nimed ja me alustasime oma ringkäiku droonipärija Aleksei nimelise patarei juures, siis need oleksid olnud 2 patareid täiesti identse projekti järgi. Et nad on suured ja mürsukaal oli siin omajagu raske, 480 kuni 520 kilo, et siit sai lennutada seda küll. Nii, aga räägiks siis ühe Naissaare kõige vanema legendi, et 1085 kuni 1087 külastas Naissaart kroonik Bremen Adam ja tema siis kirjeldab kui seda saart Terra Feminarium, naistemaa, Amazonia ja kirjutab ta siis järgmist. Siin elasid piltilusad naised. Lapsi said nad kas pühast vaimust, allikavee joomisest või ka mehe-naise suhtest. Kindlasti ei võetud meest saare pealt, vaid rööviti mõnelt kaubalaevalt. Kui sündis tütarlaps, siis oli ta oma ema vääriline. Kui sündis poeglaps, siis oli ta kole, lausa koerakoonlane. Ja kui poeglaps jõudis teismeikka, siis müüdi ta maha slaavi orjaturgudel. Aga meile naissaarlastele võiks see legend rääkida kaugest viikingi ajast, kus meespere oli mere peal, mis ümbritseb siin seda saart ja see kroonik lihtsalt ei näinud terveid, sihvakaid
ilusaid meesterahvaid, vaid nägi vigaseid, vanu ja väeteid. Et see võiks võib-olla niisugune kaasaegne mõtteviis olla. Nii, nüüd me oleme siis jõudnud 10B patarei ette. 10B patarei on siis Peeter Suure merekindluste kõige kõrgem rajatis. Tema tulejuhtimistorn on siis juba 3-kordne. Ja ta sai valmis, siit tehti proovilaskmisi, et lasti märki. Märgi laskmiseks veeti mere peale siis suured nii-öelda purjed ja millest prooviti siis läbi lasta. Siia patareisse paigutati peale siis 12-tollised kahurid ehk 305 millimeetrit ja laskekaugus ikkagi 35 kilomeetrit. Patarei ise paikneb jälle läänekaldal ehk 300 meetrit rannast. Oleme jõudnud ohvitseride kasiino juurde, et hoone päris täpne ehitusaasta on teadmata, aga nii-öelda vabariigi perioodil põles tal katus maha ja hiljem siis see katus taastati. Tänapäevane seis on tal kaunikesti niru, aga võib-olla ükskord saab korda. Et selles hoones toimusid siis vabariigi aegu näiteks teatrietendused ja talvised kooskäimised, uue aasta pidu, teater, muud seltskonna üritused. Et see on selle hoone võib-olla märgiline ja siin hoone ees peeti ka sõjaväelisi rivistusi. Et see kasiino nimi otseselt on siis mitte tänapäeva mõistes, et olid hasartmängud, vaid pigem ta peegeldaski vaba aega ja kooskäimiskohta. Eesti aja lõpus oli ta siis nii-öelda vaba aja veetmiskoht ja siukene, eks ta ka ööbimiskoht ja muu, aga nõukogude perioodil on ta puhas kasarmuna olnud. Et siin vastas on tegelikult sööklahoone, et kogu Naissaare leivad ja toidud valmistati põhjaotsas ja viidi lõunakülla, kus olid suuremad kasarmud söömiseks või tarbimiseks. Praegu me seisame siis Taani kuninga aias, et nime ta on saanud siis omal ajal Taani kuninga järgi, ehk ta saatis oma tütre printsess Gunilla siia saarele pakku ja selle meenutuseks on siis see ussi kuju ehk tänu temale on Naissaarel kõige mürgisemad rästikud. Aga Taani kuninga aed ise oli siuke suvine pööripäeva tähistamise koht külarahvale, et põhjaotsast ja lõunaotsast tulid nii sõdurid kui ka tsiviilelanikud kokku, pidasid siin siis nii-öelda jaanipäeva. Et Taani kuninga aias kasvab hästi palju õunapuid ja siinne liigirohkus on nagu päris suur, et piibelehed ja kõik muud taimed, raudrohi ja kui me nüüd Naissaare loodusest veel räägiks, siis loomadest on Naissaarel esindatud, pisematest hakkame siis kakamardikas, seatigu, aga ka orav, jänes, nugis. Nugis on meil siis nagu üks suurimaid kiskjaid ja metsiga, metskits. Lindudest leiame kindlasti merikotka, et põhjaotsas on üks pesa olemas. Seal eemal natuke on siis Lehtmetsa rändrahn ehk kolmekskivi, et ta on Naissaare üks 3 suuremast kivist. Ja ka siin üle on üks Naissaare soodest, Kunilasoo, et siit leiab ka sookure.